Tere tulemast kuulama Kuusakoski podcasti Rauajutud. Mina olen saatejuht Mari-Liis Vaher ja kui me eelmine kord rääkisime üldisemalt vanemetalliturust ja hindade kujunemisest, siis täna liigume edasi ja vaatame, mis saab vanarauaga siis, kui Kuusakoski väravad kliendi jaoks nii-öelda sulguvad. Ja täna on mul külas Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisida. Tere, Urmo! Tere! No nii, sina juhid Eestis sellist vanametalli, ma ütleks ringlusse võttu tõelist lipulaeva. Ja ma tean, et sinu teekond Kuusakoskisse tegelikult algas väga-väga ammu, et kas sa oled alati olnud nii-öelda lapsest saadik juba see tüüp, kes tahtis teada, mis kapoti all toimub ja uurisid asju, et räägi natukene sellest, kuidas sa üldse jõudsid sinu Kuusakoskisse ja kui vana sa siis olid? No lapsena veel ei alustanud, kuna tol hetkel oli selliseks ettevõtteks oli Emex ja neil oli selline reegel, et alla 18-aastased nad tööle ei võtnud, et nii, et pidin ootama täisealiseks saamist ja ka jah, et 96. aasta juunikuust on saanud siis minu karjäär alguse selles ettevõttes. Küll ta oli alguse, esimesed aastad oli sellised suveperioodil, aga aastas siis 2001 on selline püsiv töösuhe olnud siis ettevõttega. Aga sa alustasid täitsa ju platsitöötaja, nii see saab õigesti aru? Täpselt nii, jah. Et käisid suvel, mis sa tegid seal siis? No esimesed suved ma olin vanametalli vastuvõtjad meie Paldiski osakonnas. Need olid sellised, esimesel aastal oli meil selline olukord, kus meie ettevõttel oli täiesti olemas monopoolne seisund, et oli ainukene siis nii-öelda ametlik vanametalli kokkuostja Eesti Vabariigis. Ja see oli siis see kurikuulus aeg, kus liikus palju sularaha. Ma olen kuulnud, et teid valvasid seal isegi mehed püssidega. See oli rohkem võib Tallinnas, et mina ise olin Paldiskis, et Paldiskis ei ole kunagi sularaha arveldatud, aga Tallinna osakonnas küll ja et oli olemas täiesti kassa ja loomulikult, et kui on sularaha, siis oli seda vaja valvata. Sest eks me ju, kes mäletab, 90 olid sellised kurikuulsad, et pidi olema valvas. Aga räägi siis sellest, kuidas Emexist siis nii-öelda areng toimus ja mis hetkel ja miks üldse siis äkki Kuusakoski tuli, et täna on ju Kuusakoski üle 110 aasta vana ettevõtte ja Eestis on ta nüüd päris, mis aastast ta on? Paranda mind. Kuusakoski ise on olnud erinevate ettevõtetega Eestis juba tegelikult 90. algusest, aga 2004, kui ma õigesti mäletan, on siis nii-öelda nimega esindatud, aga Emexi ost oli 90. lõpus. Et väga pikaajaline, loomulikult on ka Kuusakoskil endal olnud ajalugu Eestis. Põhimõtteliselt ikkagi jah, et iseseisvumisjärgselt nad olid kohe siin nii-öelda väga tegevad. Ja oli ka väga suur partner nii-öelda Emexile, kellele siis müüdi enam hulgas küll siis värvilise metalle. Et oli meil lausa spetsiaalsed haagised ostetud, mis oli tehtud alumiiniumist, et oleks võimalikult vähe kaalu. Aga kuidas sinu enda areng siis sealt edasi toimus, et sa tulid platsitöötajana, siis sa nägidki seda arengut, kuidas Emex muutus või nii-öelda monopoolsest ettevõttest sai mitte monopoolne ettevõte ja lõpuks omandati siis soomlaste poolt, et lihtsalt sihuke, kuidas sinu mõtted ja tunded, et kuidas see ettevõte on arenenud, mis on selle aja jooksul niimoodi muutunud, palju muutunud? Ettevõte on olnud ikkagi jah, et kui me räägime Eestist ainult, et meid on olnud ligi 400 töötajat ja täna on 100, et on olnud väga tormilised ajad. Loomulikult vanametalli kogused on ka muutunud. Küll mitte siis võib-olla nii palju Eesti-sisesed kogused, aga selline nagu vanasti oli hästi palju oli transiiti, mis käis läbi Eesti. Et see oli siis siit nii-öelda idast pärit transiit, mis liikus läbi Eesti ja tänu sellele oli ka loomulikult, toon näite, et meie Paldiski osakonnas täna on 6 töötajat, siis oli parematel aegadel 74. Et me ikkagi panime 24/7. 24/7, see tähendab, sul oli päriselt ju vahetustega inimesed käisid tööl. Täpselt nii jah, et on olnud selliseid aegasid, et ja nii ta on olnud jah, et aga kui nii-öelda piirid läksid kinni, siis loomulikult on tänu sellele toimunud ka nii-öelda kaadri vähenemine. Aga sina mingi aeg ise ju läksid üldse Eestist ära, et millega see seotud oli, räägi seda lugu ka meile. Kuna minu sõnavaras puudus selline sõna nagu ei, et soovitan seda väga paljudele, et tegelikult, et ja tänu sellele olengi siis suutnud viibida ja olla tööl siis Kuusakoski kõigis tütardes, mis on Euroopas, et kõige esimene
oli siin Baltikumis Leedu ja sealt edasi oli selline hästi lühiajaline periood Soomes ja siis oli 24-aastaselt siis juba olin ma nii-öelda Moskvas. Wow. Et selles mõttes jah, selline väga huvitavad kogemused on absoluutselt igas nii-öelda riigis olnud ja igalt poolt ma olen kindlasti õppinud midagi, et Moskvas kindlasti jah, et enda eest on vaja ikka tugevalt seista. Eriti kui sa oled selline 24-aastane Baltikumist pärit ja sinu alluvad on 50+ kohalikud vene rahvusest inimesed, et seal oli vaja ennast kehtestada ja päris tõsine väljakutse, et isegi sellisele mehele, nagu sina oled. et on olnud põnevad ajad ja, et pärast Venemaad olin, siis vist oli paar aastat Lätit ja siis oli natuke Leedut ja siis oli Inglismaa. Sa oled kõik riigid vist läbi käinud? Jaa, absoluutselt jah, et ja iga riik on andnud sellise huvitava kogemuse kindlasti, et kas on Kuusakoskis teist sellist meest, kes on igas riigis natukene mingi aeg töötanud ja saanud nagu seda kogeda? Kas sa niimoodi puusalt oskad arvata, et päriselt koha peal on nad nagu sina? Ma arvan, et vist ei? No ja pigem vist mitte jah, et ma olen väga jah, et ma võib isegi julgen väita, et ma olen vist ainukene, kes on siis olnud ja kõigis nii-öelda meie ettevõtetes tööl. Mõtle, kui haruldane nagu sisevaade sul tegelikult on ja võrdlusmoment, et nüüd see ongi minu järgmine küsimus, et kui sa võrdled nüüd tänast Kuusakoskit kõikides nendes riikides, viimati sa vist tulid Rootsist, on ju? Ja ma olin päris pikalt on Rootsist. Seal sa olid pikalt, sa räägid isegi rootsi keelt, on ju? No ütleme nii jah, et kuulan väga hästi. No ärme täna selle peale mine, et jätkame eesti keeles, aga kui sa nüüd võrdled ikkagi Soome, kus täna siis Kuusakoski on aktiivne? Soome, Rootsi, Inglismaa? Ja Eesti ja et see on nii-öelda põhituruks me loeme ikkagi seda nii-öelda meie lähipiirkonda, mis on Soome, Rootsi, Eesti. Ja Inglismaal on väga spetsiifilised nii-öelda suunad, et on seal roostevaba teras Sheffieldis ja siis Londoni lähedal on vana elektroonikakäitlus. Aga kui me nüüd võrdleme ennast, ütleme siis need samad lähiriigid, Soome, Rootsi, tehnoloogia ja kõik see võimekus, mis täna on, et kus me siis siin Eestiga oleme, et kas kaugel maas veel Soomest, Rootsist on meil pikk maa minna või oleme me teistele eeskujuks või? No eks Eesti miinuseks on ikkagi kogused, et ütleme see tehnoloogia, mis täna nii-öelda on saadaval, on suht nii-öelda kallis. Eestis tõesti täna ütleme ausalt, et kahjuks need mahud ei ole nii suured, et kõik investeeringud ei ole mõtet see Eestisse teha, et teeme täpselt nii palju kui vaja ja siis see, mida näeme, et ei ole otstarbekas siin käidelda, siis saadame oma nii-öelda tütardele või emale siis Soome või Rootsi. Kuna seal on mahud ju tunduvalt suuremad, et ja, et Eestimaa mure, ükskõik kus otsas sa vaatad, on ikkagi see, et me oleme väiksed ja samas on see ju tore ja nunnu, on ju. Ta küll, aga jah, eks ta siin jah, et kuna ikkagi oleme kasumit nii-öelda taga ja ettevõtte, siis on vaja kahjuks ikkagi jah, et iga investeering oleks ka paberi peal nii-öelda mõistlik. Loogiline, muidugi. Välja arvatud loomulikult keskkonnaga seotud kulutused, et seal ei ole nii-öelda kasumit mitte tagajäämine, vaid seal ikka keskkonnasäästlikkus. No sellest räägime ka kindlasti, aga ma tahaks korraks minna selliseks päris detailseks, ma sissejuhatuses kuulajale lubasin ka, et me räägime täna sellest, et mis saab metallidest, kui nad jõuavad või nii-öelda kui kliendi jaoks värav sulgub, et mis pärast nendega edasi saab, sest et ma tean, et Kuusakoskil on Tallinna osakonnas selline ainulaadne suur ja vägev metalliveski ja see vist ei ole isegi Eestis ainus, see on vist Baltikumis ainus. No tegelikult päris ikkagi nii ütleme, et on Eestis ainus ja et on olemas, lähinaabritel on olemas ka. Siiski on. Ja mul on vananenud info seal ju. Lätis on ta olnud tegelikult ka päris pikalt, et Leedus on mingid sellised ma päris metallivestideks ei nimetaks neid võib-olla, aga nad suudavad midagi seal purustada. No mina olen näinud seda masinat, see on niisugune päris aukartust äratav, ma ütleks. Mis tunne seal kõrval seista on, et kas seal niimoodi tavainimene selles mõttes, et eks ta jah ikka pigem on olemas loomulikult ohutsoon on, et ei tasu väga lähedale minna, kui ta nii-öelda metalli purustab.
tegemist on tegelikult juba päris vana metallipurustiga, et aastast 96, et on juba täpselt sama kaua olnud ettevõttes kui mina ise. Et ja siiamaani oleme mõlemad töökorras. Et hea meil kuulda. Ja metalliveski võib-olla rohkem on vajanud nii-öelda hoolt ja ravi kui ma ise, et olen suutnud ennast hoida. Aga jah, et selles mõttes, et ei ole Eestist teist sellist masinat mitte kellegi, aga loomulikult jälle, et eks iga kaasneb ka päris suur hulk nii-öelda kulusid. Aga see masin annab jah meile võimalus ikkagi eraldada metallid mittemetallistest osadest. Ja kuulajale infoks, mina olen näinud, kuidas see masin tegelikult võtab sisuliselt terve sõiduauto. Niimoodi haaratsite vahelt ja tõstate selle sinna liini peale, see läheb sinna sisse ja siis teisest otsast tulevad välja väiksed pilpad, kui nii võib öelda. Nii ta on jah, et kuni selline 15-20 autot oleneb siis selle auto suurusest me tunnis suudame käidelda. Tegemist ei ole siis väga suure nii-öelda metallipurustiga, see on loomulikult jälle, et Eesti väiksus on siin, et on olemas maailmas 10 korda suuremaid metalliveskeid. Aga jah, põhimõtteliselt siis on tegemist rootortüüpi metallipurustiga, kus on siis 12 vasarat rootori külge kinnitatud, mis siis purustavad selle auto väikesed osadeks ja sisuliselt peksab lõhki. Täpselt nii, jah. Et ta suht nii-öelda selline 800-900 pöörde juures minutist ta pöörleb, et päris kiiresti. Tegemist on siis 1300 hobujõudu või 1000 kilovatti on siis meil peamootori võimsus. Et päris suur ka elektrikulu kindlasti. Seda võib arvata, aga kui ta nii-öelda heas mõttes peksab nagu lõhki selle auto, mis see masin on aastast 96 või see metalliveske, ta on ikka päris tark, et ta oskab nüüd eraldada kõiki neid liike. No masin ise ei eralda midagi, pärast on ikkagi vaja erinevaid eraldeid. Kuidas see käib? No meil on õhkeraldus ja siis meil on magneteraldus ja siis on meil üks väga huvitava nimega, see oli pöördvoolu magnet, et mis siis eraldab lõpuks prahist värvilised metallid. Mitte küll kõik, aga nii-öelda siis alumiiniumi, tsingi, messingu ja ülejäänud metallid eralduseks on vaja siis induktiiveraldit. Räägime nüüd niimoodi lihtkeeli lahti selle, et mis see tähendab. Ma saan aru sellest, et osad metallid on kergemad, raskemad. Absoluutselt mitte sellega ei ole seotud. Ma juba ei saa aru. Et magnet on see, mis siis nii-öelda annab energia sellele nii-öelda metallile ja tänu sellele siis ta nii-öelda eraldub sellest muust materjalist, milleks siis on mittemetallilised. Aga kui me lühidalt pärast purustamist, mis juhtub, on see, et on kõigepealt on õhkeraldi, mis siis selline suur tolmuimeja, mis siis imeb ära sellised kergemad osakesed, milleks siis tihtipeale on nii-öelda autopolstrid, kõik selline kergem nii-öelda mittemetalliline. See läheb siis prügiks? See läheb täna jah, et ja lõpuks jõuab ka energiaks, mis on nagu väga positiivne. Muidugi. Ja pärast seda raskem nii-öelda fraktsioon jätkub magnet, on selline trummelmagnet, mis siis veab magneetilise fraktsiooni üle trumli nii-öelda järgmisele liinile ja siis mittemagneetiline fraktsioon nii-öelda kukub alla ja läheb siis selle pöörderaldus magnetile või pöördvoolu eraldusmagnet, see on väga keeruline sõna eesti keeles. Inglise keeles eddy current, mida ma olen kasutanud, et võib-olla jah, siis on nii lihtsam, kes on. Ja see magnet siis nii-öelda jah, eraldab need metallid, mida ma enne nimetasin siin, alumiinium, vask, messing, sellest nii-öelda muudest metallidest ja mittemetallidest. Mitu liiki sealt siis lõpuks välja tuleb niimoodi? No põhimetallid on ju, selles mõttes on meil vask, messing, alumiinium, autost on loomulikult alumiinium kõige rohkem ja siis on veel nii-öelda juhtmed. Vaskjuhtmed me oleme eraldanud tegelikult enne metalli ja suuremad plastikosad ja samamoodi ka klaasid me eraldame enne purustit. Ja loomulikult kõik kütusepaagid. See on enne, kui ta üldse läheb. Ja loomulikult, et kõigepealt ikkagi, kui me alustame sõiduautost, siis kõigepealt, kui ta tuleb sisse, meil üle kaalu,
kontrollime dokumentide loomulikult õigsust ja kui kõik klapib, siis auto läheb nii-öelda autokuivatusse, kus me siis nii-öelda eemaldame kõik nii-öelda vedelikud. Ja kui on autol olemas ka konditsioneer, siis eemaldame ka loomulikult sealt nii-öelda selle gaasi, et see läheks keskkonda. Ja pärast seda siis on meil selline ekskavaator, millel on sellised näpitsad ees. Selle nimi on siis Powerhand. Ja sellega siis me eemaldame, nagu mainisin, autolt siis nii-öelda suuremad plasmas osad ja samuti siis bensiinipaagi ja klaasid ja siis juhtmesarja. Ja siis on ta valmis minema? Pärast seda ta on põhimõtteliselt on ta valmis siis minema seda metallipurustisse, kus siis toimub see, mida ma ennem juba kirjeldasin. Just, aga kas ma saan õigesti aru, et seal siis on kõik 100% siuke masinjuhitud või on seal ikkagi käsitööd ka veel seal? No, selles mõttes loomulikult on et on ka käsitööd, et ikka jääb sinna metalli külge mõningaid riideid, tükke, mitte metallilisi ja pluss see, et siis on sellised väiksed elektrimootorid, mis on magneetilised, siis need on, eraldame ka, võtame kätega nii-öelda. Neil on selline hästi tore ingliskeelne nimi meatballs ehk siis lihapallid. Tegelikult üldse on nii-öelda metallidel on sellised et on messingul on brass honey, et sellised et naljakad nimed on rahvusvahelised et on, aga kuna loomulikult messing on meie moodi, siis eks ta siis sealt on see nimi tulnud. Võib-olla, ma just mõtlesin, et võib-olla muidu see vana metall ei tundu nii seksikas ala, et siis pannakse nimetusi vähemalt lahedaid, et võib-olla sealt. Aga räägi sellest poolest, et sa mainisid, et kõiki muutub energiaks lõpuks. Et kas kõik need eraldi liigid, mis nüüd tulevad sealt metalliveskist välja, et mis nendega siis pärast edasi saab? No metallid lähevad nagu ikka ümber sulatamiseks ja sulatatakse uuesti alumiiniumiks ja siis tihtipeale nad muutuvad siis uueks autoks. Või lennukiks. Või lennukiks, et eks on erinevaid nii kasutuskohtasid. Ja siis see prügi, mis sealt järgi jääb, seda jääb päris vähe, sest ma vaatasin, et autodest üle 90% te suudate tegelikult uuesti taaskasutusse suunata nendest materjalidest, mis on väga-väga suur hulk. Neid on. Mis sellest prügist saab? No see prügi, ma ütlesin, et suurema sellest prügist siis on muutub energiaks. Okay. Aga Eestis sa olete ju ainukesed, kes niimoodi käitlevad tegelikult autosid? No minu teada küll et kui keegi, minu teada et ei ole Eestis Vabariigis teisel kellelgi võimekus niimoodi autosid käidelda, et mismoodi teised käitlevad, ma ei ole, ütlen ausalt, puudu mul informatsioon. Ma just tegelikult tahtsin küsida, et ilma nimesid nimetamata, et kas sa tead, mida teised teevad siis autodega, et kuhu nad viivad need üldse? Toovad ka äkki kuusakoskisse, ma loodan. No ei too et nad lähevad kuskile mujale. Et see on ka tegelikult üks probleem, millest me oleme rääkinud siin, et võib-olla peaks midagi siin nii-öelda riigi poolt siis võib-olla või järelevalve poolt vaatama, kas need autod ikka saavad käideldud nii, nagu nad peaks Euroopa Liidus käideldud saama. Aga las igaüks tegeleb nendega, et siin on, las riik tegeleb järelevalvega ja meie tegeleme metallikäitlusega. Just. Aga lisaks autodele, mina tean, et on ka eraldi väga suur valdkond elektroonikajäätmed, millega Kuusakoski Eestis toimetab. Et kuidas Kuusakoski vanade telerite, telefonide ja arvutitega täna toimetab, et seal on ju ka tegelikult väga palju väärtuslikku erinevat metalli sees. No ja seal on väga palju ja me oleme, nagu enne mainisin, et meil on ka seal Põhja-Londoni lähedal on üks ettevõte ja Skandinaavias kindlasti ühed suuremad üldse elektroonikakäitlejad. Ja samamoodi, mis Eestis käitleme elektroonikat. Ja seal põhimõtteliselt täpselt ei julge praegu seda protsenti öelda, aga see on väga 100% lähedane, mis tegelikult ikkagi saab uuesti nii-öelda elule aidatud. Ringlusse uuesti materjalid tagasi. Seal on et seal on olemas väga, õnneks tundub et kasutatakse häid materjale, teatud elektroonika, vähemalt mis meie käitleme, et on võimalik anda ka absoluutselt põhimõtteliselt kõigile uus elu.
Sa rääkisid nii ilusti lahti, kuidas see metalliveski töötab, äkki sa räägid natuke lahti, kuidas see vana elektroonika pool ka töötab, sest et see on sisuliselt käsitöö teil ju. No põhimõtteliselt jah, seal on ikka väga, et täna on elektroonika lammutuses, suurem elektroonilammutus on küll juba jah, proovitud mingeid roboteid. Et jah, kuna elektroonika nii-öelda valmistuse komponendid on muutuvad odavamaks, siis kindlasti elektroonika lammutus, mis täna siis tehakse suuremas osas nagu inimtööjõuna ja inimtööjõud on meil muutub aina kallimaks ja kallimaks, siis seda kindlasti me näeme siin väga suuri tehnoloogia arenguid robotite näol tulevikus. Et meil on ju täna kasutuses olnud siis LCD telerite nii-öelda eelkäitlusrobot, aga ta ei ole veel päris seal, kus ta nagu võiks olla. Aga see on tõenäoliselt lähiaastate küsimus. Ja kindlasti jah, me teame, et nii-öelda sorteerimisel ja sorteeriliinidel kasutatakse ikka väga palju juba nii-öelda roboteid. Neid on väga lihtne õpetada. Tunduvalt lihtsam ja kiirem kindlasti kui inimest. Et natuke klobistada seda, mis ta nüüd oli, klaviatuuri ja oled uued korraldused. Et ei ole vaja kuudega pikkust nii-öelda treeningut. Aga kui mina nüüd toon oma selle arvuti, see jääb mul vanaks, toon sinna, te teete selle nii-öelda tükkideks või eraldate erinevad metalliliigid. Kõigepealt oleks vaja tegelikult olla kindel, et seal ei ole ühtegi sellist informatsiooni, mis on nii-öelda tundlik, et see oleks vaja kõigepealt kustutame kindlasti. Väga hea. Aga kuidas see käib? Kas mina vastutan sellest, et kõik need andmed saaks kustutatud või teie kuidagi teete seda või kuidas ma saan olla kindel, et minu pildid siit ei lähe kuskile ringlema pärast või muu info veel, tundlikum info? Selles mõttes jah, et meie saame selle nii-öelda kustutada. Okei. Et ma võin olla kindel, et kui ma toon selle kuusekoskisse, siis see tegelikult ei satu kogemata kuskile mingi info minu vanast arvutist. No väga hea, see on suurepärane. Sest et mulle endale tundub, et inimeste peades, minu enda peas oli ka pikalt see mõtlemine, et kõik need asjad pekstakse sisuliselt katki lihtsalt, et ja siis sealt võib nagu välja kaduda midagi, aga nüüd, kus ma olen käinud teie osakonnas ja näinud, kuidas päriselt inimesed nagu teevad seda käsitööna ja teevad kõik jupid lahti ja iga metall läheb eraldi käitlusesse, siis minu lugupidamine, see on suur töö tegelikult. On küll, jah. Palju teil on seal inimesi elektroonika käitluses niimoodi? Ma tean 20 inimese kanti sinna ja keskmiselt, et päris palju, et 20% kogu töötajatest ikkagi, et meid 100 on täna Eestis. Kas see on selline kasvav valdkond ikkagi, elektroonika kogu see liin? Ma ei ütle selles mõttes, et ma usun, et me oleme saavutanud seal suhtelise maksimumi läheduse. Okei, sest Eesti väiksus on siin ikkagi jälle on jah. Loomulikult jah. Et ei ole meid eestlasi ju, meid on ikka see 1, midagi. Ja aina vähemaks jääb, ma kardan paraku. Aga me rääkisime eelmine kord hästi põgusalt korraks, ma küsisin Toomase käest ka elektriautode kohta, et neid praegu Eestis ju meid ei midagi, et ma saan aru, et Soomes Kuusakoski proovib või tahab proovida vähemalt nende käitlust. Tänaseni on pigem on olnud, kui me oleme öelnud kliendile, et kliendil on ju arusaam tänase hetkeni, et nii-öelda vana auto eest saab raha, siis kuna elektriauto aku käitlemine on kahjuks miinusmärgiga meie jaoks, siis me oleme tihtipeale öelnud, et palju me soovime selle auto käitlemisest nii-öelda küsida raha kliendi käest ja siis sinna nad tavaliselt see vestlus on jäänud. Et ei ole tulnud meile ja on mõned partnerid toonud küll siis jah, nii-öelda akusid, kes on nõus olnud selle kuluga, aga siin räägime suurtest nii-öelda autovalmistajatest. Nii et tegelikult see autode ümber kogu see maksustamine nii-öelda, et kes siis kellele lõpuks maksab selle käitluse eest, hakkab muutuma? Kindlasti jah, aga ma olen ka kindel, et nende elektriakudega nii-öelda käitlusvõimekus kindlasti Euroopas kasvab ja tänu sellele kindlasti ka käitlustasu tulevikus võiks olla tunduvalt väiksem, kui ta täna siis on. Aga ma usun, sinna läheb veel mõned aastad aega ja täna väga palju autosid ei pakuta, aga igal juhul, kui kellelgi on elektriauto ja ta on väga suure murega, siis kindlasti selle saab alati viia tagasi tootjale. Tootja vastutus. Täpselt nii, et tootja ikkagi peab vastutama, et see auto saaks käideldud õigesti.
hea point, sellest me eelmine kord natuke ka rääkisime. Aga mida sa ütleks sellisele skeptilisele kuulajale praegu, kes mõtleb, et ei no tore, et see on ju ilus turundus, mida te räägite seal kõike kuusekoski kõike ringleb ja et needsamad sertifikaadid ja kõik see järelevalve, et kas see on päris kuusekoskil? No see on, loomulikult on ta päris selles mõttes, ega sertifikaati ju ei väljastata ilusate silmade eest, et just eile oli meil 2 nii-öelda sertifikaadi nii-öelda keskkonna ja siis ka nii-öelda ingliskeelne sõna on siin end of waste, mis tähendab seda, et siis me teeme oma vanametallitoodetest, vanametallist teeme siis tooteid, et need on kindlalt mingid protseduurid, mis on vaja läbida, et anda siis nii-öelda metallile nii-öelda sertifikaat, et tegemist on nii-öelda õigesti käideldud kõigi reeglite kohaselt. Ja nii ta ongi loomulikult, et muud ei saagi. No põhjus, miks ma seda ju küsin, me ju teame kõik, et endiselt on tegelikult selles valdkonnas pakkujaid, kes ei ole läbipaistvad, kes seal on reaalsed juriidilised ja keskkonnaalased riskid kindlasti, et kas see on ikkagi sellest, et taaskord meil ei ole ressursse järelevalvel või seda skeptilisust on palju turul, olgem ausad. No ma ütlen, mulle see näpuga näitamine ja me ei hakkagi täna see on pigem jäägu jah sinna, et kas ta jälle tuleme ju selle nii-öelda Eesti väiksuse juurde, kindlasti on meil meie ametnikke, nad on väga hõivatud ja ei ole seda ressurssi. Et minu arust on nagu tähtis see, et või tähtsam see, et meie kliendid nagu võiksid olla nagu või Eestis nii-öelda et kui sa annad oma jäätmed üle, on siis vanametall, miks on, et sa tahaksid olla kindel, et on käideldud kõigi normide kohaselt. Et kui sealt alustaks kõigepealt, et see on väga hea soovitus. Kuidas sa ise hindad läbi aastat, et kas kliendid on hakanud rohkem väärtustama seda, kas neid huvitab, mis juhtub päriselt peale seda, kui ma oma vanametallist lahti saan? No pigem on mõned kliendid jah kindlasti, aga pigem ma olen ikkagi veel täna Eestis kahjuks on tõen tihti peale, et üks asi, mida huvitab ja selleks on ainult siis hind. No suuremad ettevõtted kindlasti lihtsalt juba peavad jälgima erinevaid eeskirju ja selliseid ärikliendid eriti on ju peavad. Loomulikult, et on olemas meil väga ilusad ja toredaid, meie kliendid on kõik. Eeskujulikud. Ja väga eeskujulikud. Väga tore kuulda. Et põhjus, miks ma küsin, et sedasama, seda nagu mõtteviisi sa ei muuda ööga ega päevaga ega ühe mingi turunduskampaaniaga, vaid see ongi, tihtipeale läheb terve põlvkond, et üldse muuta seda. Loomulikult ja eks see lõpuks on ka, kuna tänu sellele jätkusuutlikkusele ja kõigele on väga paljud, vähemalt räägime siis Skandinaavias olevat ettevõttes, nii-öelda tahaks, peab olema väga läbipaistev nii-öelda ja nemad tahavad teada, kuidas siis nende nii-öelda metall ja jäätmed saavad käideldud nii-öelda algusest lõpuni. Tulevad väga võimalik, et käivad meid nii-öelda inspekteerimas, samamoodi võib-olla olenenud selles ettevõtte suurusest nende sellest jätkusuutlikust programmist, et võib-olla lähevad ka meie nii-öelda partnerid veel inspekteerima, et neil on väga-väga tähtis. Ja meil on väga hea meel, et me saame seda nii-öelda sirge sellega pakkuda, et näete, siin on meie kliendid ja meie partnerid, et palun, olete alati tulnud, tere tulnud meile. Aga kuidas sa hindad ise, ma äriklientidel usun, et tegelikult see halduskoormus on ikkagi päris suur. Ma tean, te muidugi aitate ka, et annate omalt poolt ju info, et kui palju CO2 nüüd just paiskas õhku ja kui palju jäi paiskamata tänu sellele ümber töötlemisele. Jah, et see data on loomulikult kõik saadaval. Aga kuidas sa hindad just seda poolt, et mis koormuse see tegelikult toob ettevõtetele täna? No väga suure, et Eestis jälle natukene vähem, aga me liigume sinna, aga nähes, kui palju meie nii-öelda meie Skandinaavia kolleegid täna sellega nagu tööd teevad, et see on ikka päris muljetavaldav, kui palju ta nüüd koormab ja kui palju peab inimressursse sinna nii-öelda täna kulutama, et kõiksugu pabereid nii-öelda täita. Mõni lohutav sõna äkki äriklientidele siia lõppu nagu positiivsel toonil, et eks me proovime ju võimalik palju ise ära teha, et teil oleks nii-öelda lihtsam.
Just, et mina olen ka aru saanud, et te esitate kõik võimalikud raportid ja kõik asjad, et tegelikult see oleks ikkagi ettevõtete jaoks sujuv ja mugav, on ju. Just, ja eks me oleme kontserni tasemel ka nii-öelda, siin ei ole veel küll ka Eesti puhul natuke rohkem kui 1,5 aastat, aga on tulemas uus nii-öelda programm, mis siis peaks lihtsustama absoluutselt seda kõike ja samamoodi ka nii-öelda seda raporteerimist, et suudame oma klientidel tunduvalt siis nii-öelda kindlasti kiiremini ja lühema ajaga anda veel rohkem nii-öelda informatsiooni ja datat. No see on küll väga, väga lohutav ja positiivne. Ja ma seda ise ka tegelikult ikka pikisilmi ootan, et selline kaua tehtud kaunikene, et no väga hea, väga tore. Aga kui rääkida sellest samast mõtteviisi muutusest ja see, mis ma korra juba mainisin, mida ma isiklikult arvan, et see võtabki aega tõenäoliselt põlvkondasid, et me jõuaks sinna, et meid päriselt huvitab, mis saab peale mind, et ma lihtsalt ei lükka seda prügi kuhugi ja ükskõik, mis tast saab, on ju. Et siis Kuusakoski on aastaid, üle 10 aasta juba sellist noortele suunatud liikumist nagu rohejaht vedanud. Ja mina juba ise tean, et sealt on välja kasvanud tänased teadlikud noored inimesed, sest et nad, kes on siis osalenud nii-öelda rohejahi programmis, ütleme koolis või isegi lasteaedades käinud, et tahad sa korra kommenteerida, et miks selline asi üldse oluline on, sest Kuusakoski klient isegi täna ei ole tegelikult koolilaps, sest ma saan alles Kuusakoskisse tulla, kui ma olen ju 18, jäätmeseadus ütleb seda. Et miks on oluline ikkagi nendele noortele siis sellist keskkonnaliikumist jätkuvalt teha, sest te olete väga tublisti seda väga-väga pikalt teinud? Oleme ja suur tänu loomulikult ka Mari-Liisile, kes on seda projekti vedanud ja see aasta just minu arust lugesin kuskilt, et uus rekord jälle 17 000 last ja noort on olnud, et see number juba teeb rõõmsaks, et me oleme viinud midagi 17 000 lapseni, et ja jätkame selle programmiga, et selline teadvustamine ja me oleme valinud ka selles, see küünla ümbris, mis on siis olnud, eks ju, aegade algusest hästi lihtne nii-öelda metallist ese, mida on hästi lihtne nii-öelda üles korjata ja samas, kui ta jääb, eks ju, loodusesse, siis ta ju seal ju nii-öelda tema oksudeerimisaeg on hästi pikk, et see on nagu hästi 1000 aastad isegi lausa vist. Et see on nagu minu arust lihtne moodus, kuidas siis nii-öelda lastele nagu seletada seda, kui tähtis on nii-öelda siis jäätmete õigesse sorteerimine ja õigesse kasti panek ja õigele kliendile toomine või õigele siis käitluspartnerile toomine. Nii et see muutus tegelikult algab kodudest, olgem ausad. Loomulikult, jah, kindlasti. Ja nende laste ümber ju tõesti on ju pered ja igas peres on ju tegelikult lõppkokkuvõttes täiskasvanud inimesed, kes siis saavad väga palju määrata, et mis juhtub erinevate jäätmetega, et need saaks õigesti käideldud. Jah, et on loomulikult, et teine pool sellest rohejahist on see elektroonika ja siin rõhutan kindlasti, et kui on, et elektroonikat on 2 sorti, üks on siis, mis on oma elu ära elanud, et see on siis, mida meie siin nii-öelda jahime, aga kodudes on kindlasti palju sellist elektroonikat tegelikult, mis võiks ju olla täiesti kasutuskõlblikud ja neid ma kindlasti jälle kutsun üles kindlasti saatma uuesti nii-öelda teisele või 3. ringile. Kui kuskil tavaliselt on ikka keegi, kes sooviks teie seda elektroonika kasutada. Nii et nüüd kuulaja saab ka ausalt vaadata endale otsa, minna kodus sahtli lahti teha ja tõenäoliselt leiad sealt nii mõnegi vana telefoni või vana juhtme, mis ei peaks seal vedelema. Kas see oli 12 eset või palju see oli inimese kohta? Et päris palju tegelikult. No see ei peaks tegelikult kodudes olema, olgem ausad. Täpselt nii. Et see ei ole kuidagi Ma saan aru, et kõige esimene mobiiltelefon, kui teil on mingi tohutud sellised emotsionaalse suhe sellega olnud, et siis see las jääda, aga ülejäänud. Võib ära tuua, on ju julgesti. Lõpetuseks midagi kuulajale kokkuvõttes, et Kuusakoski arengutest võib-olla või mis on ees ootamas või lihtsalt positiivsel toonil, et lõpetada. Ja ees ootamas on ilus kevad. Tõsi. Ja ilusad kevad, et ja meie jaoks kevad tähendab alati sellist nii-öelda hooaega, et vanametalli hooaega, et soovin kõigile kuulajatele ilusat kevadet. Aga aitäh, Urmo, et sa tulid. Väga põnev jutuajamine oli. Aitäh kuulamast, vaatamast ja me kohtume järgmises Rahujutudes õige pea.